üksinda koodis 14. päev. Siin on selline tore ülesanne, et on antud jada erinevaid kaste ja siis nendest kastidest on vaja kokku ehitada 2 platvormi ja siis ühte sama kasti ei saa kasutada mitu korda siin süsteemis, ehk siis siin peab olema 4 erinevat kasti, mis moodustavad sellise platvormi kokku, mille peal siis see saan saab lõpuks seista. Ja siin on need listina antud nende erinevate kastide kõrgused ja me peame leidma kõige kõrgema võimaliku kombinatsiooni. Ehk siis antud olukorras on 1 ja 6 teevad 7 kõrguse ja siis 2 ja 5 teevad ka 7 kõrguse ja siis 7 ongi kõige kõrgem võimalik platvormi kõrgus saani alla. Ma lahendasin selle ülesande niiviisi, et ma loen siit need kõik andmed sisse ja siis ma kõigi nende numbrite vahel salvestan kõik erinevad võimalikud kombinatsioonid. Siin on list, mis on nii-öelda paarid ja siis me paneme alguses paari 0 1-ga, siis 0 2-ga, 0 4-ga ja nii edasi ja siis paneme 1 2-ga, 1 4-ga, 1 5-ga ja nii edasi. Ja siis lõpuks tuleb kokku selline list, kus on listi sees on listid ja siis siin on 3 elementi. Üks on esimese numbri asukoht siin listis ehk siis indeks ja siis teine number on teise numbri asukoht siin listis ja 3. number on summa. Ja ma salvestan siia nende numbrite asukohad, mitte need numbrid endad, sellepärast et need numbrid võivad ka andmetes korduda. Kui siin on 4 ja 5, 4 on siin see number 5 ja 5 on hoopis see number 6. Ehk siis need on need indeksid 5 ja 6, me liidame kokku, saame 11. Kõik need siin listis on need võimalikud kombinatsioonid ja siis ma olen nad ära sorteerinud. Ma sorteerin nad ära niimoodi, et suuremad tuleksid enne. Ehk siis siin on 11 tulemus, 10, 9, 8 ja siis ma lähen nendest kõigist tulemustest läbi suuremast alates. Antud olukorras me näeme siin 2 7 ja me kontrollime, et need esimesed 2 numbrit nende vahel oleksid täielikult erinevad. Ehk siis 1 ei kordu nende 4 numbri vahel, 5 ei kordu, 2 ei kordu, 4 ei kordu, järelikult 7 ongi õige vastus. Ja tänu sellele tulebki vastus number 7. See oli siis jõuluvana saani ülesanne. Minu meelest päris huvitav väikene väljakutse 14. detsembril.